Tere! Mina olen teie ajaloolane ja täna rändame ajas umbes 1000 aastat tagasi, muinasaja lõppu. See oli aeg, mil Eesti ala ei olnud veel riik, kuid siin toimus palju olulist. Kujunesid maakonnad, ehitati linnuseid, tehti kaupa naabritega ja kujunes välja ühiskond, mis oli palju keerulisem, kui varem arvati. Pikka aega arvati, et muinaseestlased olid kõik võrdsed ja elasid rahulikult koos. Tänapäeval teame, et see polnud nii. Ühiskond oli kihistunud. Olid rikkad ja mõjukad suguvõsad, kes valitsesid paremaid maid ja kelle seast valiti pealikud. Enamik inimesi olid vabad talupojad, kuid oli ka sulaseid, käsitöölisi ja kaupmehi. Ühiskonna madalaimal astmel olid orjad. Neid võidi saada sõjaretkedelt või osta kaubateedelt. Muinasaja lõpuks oli Eesti jagatud maakondadeks ja kihelkondadeks. Peaaegu igas kihelkonnas oli linnus. Mõned linnused olid pelgupaigad, kuhu mindi ainult ohu korral. Teised olid poliitilised keskused, kus elasid ülikud ja kust juhiti sõjaretki. Üks tuntumaid oli Lõhavere linnus, mis kuulus sõjapealik Lembitule. Sellised linnused näitavad, et võim koondus teatud perekondade kätte, kuigi kuningaid meil ei olnud. Eesti ala oli tähtis koht ida ja lääne vahel. Siit läksid läbi kaubateed, mis ühendasid Skandinaaviat, Baltikumi ja Kiievi Vene alasid. Eestlaste laevad olid sarnased skandinaavlaste omadega ja nendega sai sõita kaugele. Ranniku lähedalt on leitud muinasaegseid sadamakohti, mis näitavad aktiivset meresõitu. Ka sisemaal, näiteks Tartus, Otepääl ja Viljandis, toimus kaubitsemine. See näitab, et muinaseestlased ei olnud sugugi eraldatud. Nad suhtlesid paljude rahvastega. Huvitav fakt. Norra kuninga Olaf Tryggvasoni lapsepõlvelugu, kus ta sattus Eestisse orjaks, on kirjas Snorre Sturlussoni saagades. Seda teemat on kasutatud ka Eesti kirjanduses ja ajaloo dokumentaalides. Muinasaja peredes olid meeste ja naiste rollid erinevad, kuid mõlemad olid tähtsad. Naised tegelesid käsitöö, toidu valmistamise ja lastega. Mõned jõukad naised pärisid maad ja nende haudadest on leitud ka relvi. See näitab, et nende positsioon võis olla eriline. Mehed tegelesid põllutöö, jahipidamise ja sõjaga. Noored mehed astusid sageli mõne pealiku sõjasalka. Enne ristiusu tulekut uskusid eestlased, et loodus on täis vaime ja üleloomulikke olendeid. Nad austasid esivanemaid ja tegid ohverdusi. 11. sajandiks olid naaberalad juba ristiusustatud, kuid Eestis jäi vana usk püsima. Miks? Sest siin ei olnud kuningaid ega vürste, kes oleksid saanud uue usu jõuga kehtestada. Mõned ülikud võtsid ristiusu vastu, kuid see ei muutnud kogu ühiskonda. Muinasaja lõpp oli Eesti jaoks väga oluline periood. Siin kujunesid välja maakonnad, tekkisid tugevad suguvõsad, arenes kaubandus ja toimusid kontaktid paljude rahvastega. See kõik pani aluse Eesti keskaja ühiskonnale. Aitäh, et rändasite minuga ajas tagasi.